et mina sind tegelikult üldse ei tea. Tegelikult see on esimene kord, kui ma vaatan sulle otsa ja sinuga üldse räägin. Ja see on vist vastupidi ka, et ma olen sinuga elus ühe korra ühes ruumis olnud. See oli kuskil Arigatos, kui see Mikk Pärn tegi mingit koolitust. Ja, oli küll kunagi mingi koolitus Miku poolt, jah, aga ma isegi jah, ei mäleta ausalt öelda sind sealt, nii et ma nägin, tore. ma nägin siis natuke teistsugune välja ka. Aga okei, et üritame siis rääkida, et millestki nagu pihta alustada, et mis nagu selles suhtes mind ja sind nagu ühendab või nagu eristab selles mõttes, et minul on nagu arusaam sinust jäänud, et sa oled selles mõttes selline targutaja heas mõttes, nagu minagi. Et meeldib infot jagada selles suhtes, meeldib nii-öelda olla teadusega kursis, meeldib nii-öelda tõele võimalikult lähedale jõuda ja ma vist ei eksi, kui ma ütlen, et sa bullshit'i ka vist ei salli, eks ole? Selles suhtes on õigus, jah. Et selles suhtes räägi natukene endast ja nagu selles mõttes ilmselgelt sa oled personaaltreener, sa oled vist terve elu personaaltreener olnud, eks ole? Kas mingit muud ametit üldse oled pidanud? Ei ole. Selles mõttes, jah, see on minu ainuke tegevus olnud. Kohe koolist saati teadsin, et mingi spordiga seotud asjaga tegelema ma hakkan ja kuna ütleme seal korvpallitrennides ja jalgpallitrennides selline, ütleme, meeldis nagu natuke selline suhtlus ja ütleme abistamine ja siis ma selle juurde sattusin, teist valikut ei olnud. Et kehakultuuri Tallinna Ülikoolis võtsin ette, tegin selle ära, jooksvalt kõik kursused, koolitused, need on nii-öelda iga-aastaselt midagi. Küll viimased, ütleme, 10-12 aastat on hästi palju ikkagi välismaist infot ja välismaist selliseid webinare ja internetipõhiseid, ütleme, koolitusi läbitud, et Eestis ma arvan, sa ise tead ka, et see olukord on nagu on, et vähe on kuulda ja näha, et natuke tehakse, aga jah, et... Aga mis sa arvad, miks see nagu üldse võib olla selles mõttes, et ma ei tea, kuidas nagu olukord nagu Tartus näiteks on, et kui palju sellist kõva teadust spordi teemal seal tehakse, et kindlasti midagi tehakse, aga üleüldse selline, kui sa ütlesid, et on nagu on, eks ole, et mis see nagu selle põhjus võib olla, sest et huvitav fakt on see, et jah, et need treenerite koolitus nii-öelda kehasi on nagu erinevaid, eks ole, mis siin toimetavad, et mõned on sellised, ma ei saa öelda, et mõned on paremad, mõned halvemad, aga kindlasti on need koolituskehad nagu teinud aastate jooksul arengu läbi, et kui mina olen näiteks hakanud seal EKFL-is need koolitama ja osaliselt Jõudeste liidus ka, siis nagu selles mõttes olen ka siin üritanud sellist uut hingamist juurde tuua, et ma ei hakka ütlema, et vanasti halb oli, aga ütleme nii, et oli natuke teistmoodi, et oli selline võib-olla rohkem kulturismile keskendunud ja ei olnud niivõrd tõenduspõhine, et oli nagu selline kogemuse põhjalt anti teadmist edasi. Aga me mõlemad teame, et N võrdub 1 ja nagu see ei ole tõde, et oma tagumiku peal proovin läbi, siis ta ei pruugi nagu kõigile sobida. Ja huvitav fakt, mis hiljuti oli ka, et ma olen võtnud ette siis sellise suure projekti, et olen nagu näpu otsaga Tallinna Ülikoolis ka sellist jõutreeningut üritanud hakata ajama sellise aine ettevalmistanud ja huvitav fakt ongi, et kuni praeguse hetkeni ei ole olnud võimalik Tallinna Ülikoolis kangi tõstmist üldse õppidagi. Absoluutselt. See on kogu aeg silma peal hoidnud nii-öelda ja nagu sa just ütlesid, et nüüd siis vähemalt selles mõttes mul on selle üle nagu üli hea meel. Ma lihtsalt korra segan sulle vahele, et ma ei ütle mitte ühegi koolituse kohta nagu midagi halba ega mitte midagi, et see ei ole üldse minu stiil, et minu selles mõttes see valdkond on võib-olla natuke kitsas, et kui see jõu või kangi treening on eks ju nii lai, et siin klassikaline tõstmine ja jõu tõstmine ja siis ütleme üldkehaliselt veel teistele spordialadele toetava treeninguna, eks siis minu ütleme, see keskendumine on ikka
mitte nüüd nii-öelda võistluskulturism või võistlusfitness, eks ju, aga ikkagi puhtalt füsioloogiliselt, eks rasvarakk väiksemaks, lihasrakk suuremaks ja jõu arendamine ka sinna juurde. Ja just sellise üldise populatsiooniga tavainimesed on see minu nii-öelda, kuidas ma ütlen, tegevusvaldkond. Et jah. Sa viljeled seda sama asja siis nagu ise ka, et kui ma näiteks enda eesmärkidest räägin, et loomulikult ma tulen nagu kulturismi taustast, aga ma olen sellest päris palju nüüd hirdunud, et kõik need negatiivsed aspektid, mis seal on, et nagu sellest loobunud ja olen ka lihtsalt selline, kuidas ma ütlen, trennitegija, aga minu isiklik eesmärk, mis ma olen viimasel ajal nagu endale võtnud, on ikkagi see, et tahaks ikkagi selline, kuidas ma ütlen, näha välja seal, ütleme nii, et minu eesmärk on nagu selline maksimaalne hüpertroofia nagu tagaajamine. Et suuresti on see näiteks sellepärast, et omal ajal, siin jah, et ma olen oma selga lasknud lõigata ja mida kõike veel, et suuresti, õige pea selle juurde jõuame ka, et räägime selle kõveraselja ka pärast nagu üle selles suhtes, aga eks mina tõenäoliselt oma kontidele olen lihtsalt andnud sellise lolli ülekoormuse tõttu sellist pinget ja see on mind nii-öelda vigaseks kohati teinud ka, aga hüpertroofia puhul ma olen just selle peale keskendunud, et ma ei hakka salgama, et mulle see visuaalne pool meeldib olla, kui on see lihasmass suur, selle puhtalt selle nimel treenida ja mitte niivõrd palju siis puhtale sellisele jõule keskenduda, vaid lihtsalt seda kudet nagu suuremaks ajada. Ja teine pool on see, et mis plussi mina selle poolt leian, on see, et hüpertroofiat on võimalik oluliselt liberaalsemalt arendada, näiteks kui jõudu siis, eks ole. Et see koormus saab olla, mida sa kasutad kergem, see koormus närvisüsteemile, aga ka liigestele saab olla kergem. Et minu jaoks on ta nagu win-win ja ma ei tea, kahte sotti ma ei plaani kunagi hakata rinnalt suruma ja ta ei annakski mulle midagi. Küll aga, kui sul seda rasvavabat kude on rohkem, et mõnes mõttes see sama kehakoostise parandamine, aga seal juures ka lihasmassi nagu arengu maksimeerimine, et see saab nagu minu eesmärk olla. Aga mind on alati huvitanud see, et ma olen näinud, et sa nagu treenid põhimõtteliselt, teed seal, ma ei tea, jõutõmbega üheseid, eks ole, samas oled sa seal kaableid tõmbad, eks ole, ja kordusvahemike juurde, ma arvan, ma jõuan ka sinuga, aga selle ma jätan praegu endale tagataskusse. Seda kaarti ma praegu veel välja ei tõmba. Aga räägi nagu, mille nimel sina nagu isiklikult nagu treenid? Oled ka tavainimese trenni teed? Ja ma olen täiesti selles mõttes tervisesportlane, et see jõutreeningu võlu ongi selles, et me saame neid eesmärke ju vahetada periooditi. Iga inimene võib trenni mõtte ise sõnastada, keegi ei saa seda keelata ja ma hästi palju teen nagu erinevaid asju erinevatel perioodidel, eks ju. Et vahepeal proovin mingeid jõunäitajaid tõsta, siis teen rohkem, hüpertroofia peale mingi kindla perioodi, enamust on niisugust segu, nii või naa, nad mingil moel ju kattuvad, sa oled nõus. Aga valdav, jah, ma olen kogu aeg nii-öelda terve selles mõttes olnud, et sina rääkisid oma mainisid korra oma selja lõikust, eks, et minul, ma olen üle 20 aasta trenni teinud, tegelikult rohkemgi, kui võtame kõik muud spordialad juurde ja väga palju kontaktsporti teinud ja seal on vigastusi tulnud, aga jõusaalis ma ei ole mitte kordagi saanud vigastada ega midagi. Jah, võib öelda, et kuule, et ega sa siin mingi eriti suuri raskusi ei tõsta ka. Ma ei vaidle vastu, et see on selline suhteline, kes mida nagu suureks raskuseks nii-öelda hindab, eks. Aga asi on nagu põhimõtteline, et kuidas ma treenin, kuidas ma taastun ja nii edasi, et minu jaoks kõige olulisem ja klientide puhul ka on see, et keegi saaks viga ja mul ei ole ka kunagi keegi viga saanud. Et ma ise loen seda nagu väga oluliseks asjaks ja mul on kliente küll ja veel, kes on soovinud jõudu arendada, et raskused on väga-väga korralikud. Et ühesõnaga, jah, et see koostis, keha kompositsioon on jah, selline ka, mis mulle väga-väga huvi pakub ja enamus mu kliente on sellise suunitusega, eks, nagu ma ütlesin, et rasvarakk väiksemaks, lihasrakk suuremaks pildikult öeldes. Ja
ja see mulle nagu huvi pakub. Aga jah, ma olen tavaline selles mõttes, et tervisesportlane, et mingitel perioodidel erinevad eesmärgid ja rahulikult teen, et ma arvan, sul samamoodi, et muudad, vahetad, su üldine suund võib olla rohkem see hüpertroofia, et ma ei tea, palju sa saad trenni teha, et mul on kolm väikest last, et ma ei saa trenni teha nii palju, kui ma kunagi tegin või isegi ütleme, sooviks teha, aga ma aktsepteerin olukorda nii nagu on ja treenin nii palju, kui saan praegu ja see on ainult 3 korda nädalas tegelikult jõutrenni. Lühikesed treeningud ka. Okei, aga siin ongi see, et natuke veel sinust ja siis saabki libiseda nii-öelda selle sama nagu metoodika peale, et saab nagu sinna asja sisse minna, aga kui sina nüüd nagu oled siis nagu neid perioode teed, eks ole, et kui pikalt sa neid perioode teed, et kas sa nagu arendad nagu jõudu ja hüpertroofiat, nagu on sul nagu mingid sellised nagu mesotsüklid nagu reaalselt välja mõeldud, kas sa kuidagi paned nagu selle stardipunkti ja pärast võrdled, teed mingi kokkuvõtte seal ja kunagi ma nägin ka seda, et sul on mingi jõhkralt treeningpäevikuid nagu üles kirjutatud, eks ole, et mind huvitab näiteks see, et aja jooksul, et kui sa võtad oma esimese treeningpäeviku, siis millised nagu need koormused seal on ja milline see treeningu iseloom seal on versus milline ta on su kõige viimases treeningpäevikus. Ehk siis räägi üleüldiselt seda, et kui pikad su tsüklid umbes praegu on, et kuidas sa teed, aga räägi ka seda natukene pärast, et milline sinu nagu see algus oli, et milliste selliste dogmade ja pseudode küüsis oled sina olnud ja ühesõnaga räägime ära, et kui lollid me kunagi olime, siis räägime seda, et kuidas praegu peaks olema. Ja kunagi ma tegin põhimõtteliselt ainult, kuidas ma siis ütlen, nii-öelda jaotatud kavade järgi või pro-split, eks ju, selliste esmaspäeval rinnalihaste päev, tead küll, eks ju, hästi klassika. Nagu me kõik tulime, infot väga ei olnud, ei teadnud ise ka veel nii palju otsida ja nagu ikka nooremana lihtsalt ükskõik, mis sa teed, areng ikka toimub, eks. Aga praegu on mul ühesõnaga vanasti oli hästi selline klassikaline, ütleme 90-ndate kulturismi põhine treening. Aga nüüd ma teen kogu kehatreeningut põhimõtteliselt olenemata sagedusest, mida ma siis parasjagu kasutan. Ma olen ka 5 päeva nädalas teinud, ma lihtsalt ütlen, praegu ma ei saa seda teha, 3 korda. Ja üldiselt ma arvan ka, et kui inimene treenib 2 või 3 korda nädalas, siis kogu kehatreening on mõttekas treening, siin on faktoreid, mis muidugi mõjutavad ja nii edasi, aga üldiselt ütleksin ma nii. Aga kui sa teed kogu kehatreeningust nagu ütleme, et siis sõltumata sagedusest, et siis toome näiteks, et kui sa ei saa trenni teha, ei jõua trenni, siis sa teed kas 1 korra nädalas oma kogu keha läbi, aga teoreetiliselt, kui sa 5 korda jõuaksid, siis sa kütaksid ikkagi kogu keha läbi või? Jaa, selles mõttes see kogu keha on, oleneb, mida selle nüüd mõeldakse, eks ju. Et võib-olla mingid lihasgrupid jäävad osadel päevadel nagu tegemata või saavad üli vähe, eks ju. Aga ta on ikkagi just, kui sa peale vaatad, nagu kogu keha treening, eks ju. Et seda peab, seda on siin nagu raske seletada, selleks peab nagu paberi peal otsa vaatama asjadele. Aga ikkagi, kui korraks lühidalt seda kogu keha nagu puudutada, et ma ei tea, siin osad, see on ka minu arust nagu, ma ei ütle, et ta nagu äärmus on, selles mõttes pro-split toimib. Mina olen ennast selle pro-splitiga üles ehitanud, kas ta on kõige optimaalsem, kindlasti mitte. Kas nagu, kui sa vaatad need nipardid ja need vennad, eks ole, kes promovad nagu, et seda, et ma kütan kas või 5-7 korda nädalas full body't, eks ole, kas see nagu ei ole selle spektri nagu teine äärmus? Jaa, kindlasti. Eks ole, ja seal ongi see, et nagu nemad seda full body't teevad, siis neil ongi, et põhimõtteliselt nad võtavad siis nagu justkui lihasgrupi kaupa ja iga kord siis nagu võtavad veidi teise liikumismustri alt selle sama liigutuse, eks ole. Et kas sina teed sarnast asja või sinu full body on see, et sa vaatad, et sul oleks seal see kallutus, kükk, surumine, tõmme sees, mille alusel sina nagu, sest neid full body'si nagu eristad üksteisest? See ongi nii ja naa, et mis perioodi parasjagu ma olen ka lihaste järgi teinud, ka nagu viimati mainitud nii-öelda mustrite nende järgi. Et vaata, see ongi huvitav, et mul ei ole mingit kindlat sellist suurt eesmärki. Mulle meeldib hästi palju
ise nii-öelda katsetada, teha meelega, vahet ei ole, mis ta on, kas ta parasjagu mulle nüüd meeldib kõige rohkem või mitte, aga mulle meeldib katsetada, vaatame, proovime nii, eks ju. Et ma alati teistele, ütleme, treeneritele ütlen ka, et tehke nii, kui tahate, eks ju. Et üks asi on see, kuidas te ise treenite, teine asi on nüüd see, kuidas te klientidega teete, on ju. Et need on erinevad asjad, et me ise võime väga paljusid erinevaid variante katsetada. Ma usun ka, et sa oled ka katsetanud väga paljusid variante, aga üldiselt kuidas ma teen, ma kohe kujutan mingi kindlad treeningud ette. Näiteks ütleme kogu keha treening 3 korda nädalas, et kui üks päev alustame kükiga, teine päev võib jõutõmme olla, 3. päev võib jälle kükk olla. Eks ju. Ma olen ka 3 korda nädalas jõutõmbed olnud. Intensiivsused ja asjad mahud täiesti erinevad nendel päevadel ja variatsioonid võivad erinevad, aga kui ma ütlen sulle jõutõmme, siis sina saad aru, et see võib tähendada väga mitut erinevat harjutust, eks ju. Et inimesed, kes kuulavad ka, et nad ei mõtleks kohe oma peas lihtsalt, et ütles jõutõmme, järelikult on klassikaline jõutõmme ja kõik sama kogu aeg. Selle kohta öeldakse puusadominantne liigutus, oleks poliitiliselt korrektne võib-olla. Jah, me võime neid termineid ka kasutada, aga see on kes kuidas, eks ju, lõppkokkuvõttes on harjutus, et ja siis tavaliselt, mul on, ütleme, 2 nii-öelda tugevat baasharjutust päevas ainult ja ülejäänud on... Ilu-lilu. Jah, me nimetame seda ilu-ilu, ma olen sinuga nõus, et siuke 2-4 harjutust. Et ei mitte midagi imelist, ülejäänud on kõik lihtsalt, kuidas ma seal kombineerin, mis päeval mida, sest ülioluline faktor on taastumine ja kui sa tead, et trenni oskavad kõik teha, need, kelle trenni meeldib tugevasti teha, aga katsuda taastuda, eks. Aga kas nad oskavad teha reaalselt? Tegelikult selles mõttes ongi küsimus, et ma tõstataks kohe selle küsimuse, et me räägime harjutusteks, eks ole, ja võib-olla keskmine treener, ma ei taha üldistada, või siis treenija ise ka, nad on väga võib-olla harjutustes kinni, et mis harjutus seda teeb, mis harjutus toda teeb. Tegelikult on, ma ei tea, täiesti poogen, mis harjutus teha. Vahet ei ole, minu pärast suru terve elu kas või horisontaalpingil või suru terve elu positiivse kaldega, suru terve elu hantlit või tee kükki, ühesõnaga täiesti tähtsusetu selles suhtes, vaid pigem, ja sa tõidki selle taastumise nüüd siia sisse. Ehk siis, et ma tahan selle teema viia näiteks praegu treeningmahtudele põhimõtteliselt. Et näiteks, võtame praegu sinu, et sa küll räägid, et sul on tsüklid, aga ütleme, ma küsin su käest niimoodi, kas sina praegu reaalselt oled oma nii-öelda jõunäitajatega ja kehakoostisega siis pidevalt selline ühe koha peal põhimõtteliselt või sina ikkagi praegu arened edasi? See on just hea küsimus. 3 nädalat trenni teinud. Pikas perspektiivis nüüd aastate lõikes? Arenen kindlasti. Et ma lihtsalt ütlen, et ma tegin paralleelselt pea 10 aastat kontaktsporti, kus jõusaal ma võib-olla tegin 2 korda nädalas ainult, eks ju. Et ma alustasin sellise kulturismi stiilis treeninguga, siis tuli pikk periood kontaktsporti, kus 3 kuni 5-6 korda nädalas, eks ju, olid matitreeningud, jõusaali võib-olla 2. Et seetõttu, loomulikult ma kindlasti arenen veel, kui ma sooviks, aga ma peaks tegema suurema mahuga tegelikult. Just. Ma ise arvan, aga jah, just. Aga vot siin tulebki nüüd minu küsimus sulle, et mitte nagu su meelt võib olla mustaks ajada, aga selles suhtes, et selleks, et ikkagi areneda, sõltumata, mis su eesmärk on, siis see maht peab vaata suurenema. Ta suureneb ühelt poolt kogu sinu treeningukarjääri jooksul, kui sa midagi tahad saavutada, tsükli sees ka lainetega, eks ole. Ehk siis tegelikult, kui sina praegu tahaksid edasi areneda ja mina samamoodi, siis me peame leidma võimalusi nagu mahu suurendamiseks. On ta siis see kulturismi stiilis seeriate maht, eks ole, kus on intensiivsus ikkagi viisakas, aga väike reserv on sees, mis annab võimaluse seda mahtu üldse nagu suurendada, aga teine on siis nagu tonnaaži põhiselt ka, et kuidas nagu sina siis näiteks näed, et kui sa ütled, et sul väga palju aega ei ole, aga tahaks ikkagi areneda, et kus sina leiad selle reservi, et seda mahtu nagu siis suurendada? Ja sellepärast
see ongi küsimus, et ma tean, et ma peaksin sagedust tõstma ilmselgelt, aga ma praegu pean mängima nende kaartidega, mis on ja sellepärast selles mõttes ei tasu kurvastada, eks ju, et noh, mingi periood keskendud mingitele harjutustele rohkem, viid neid nii-öelda edasi, just jõunäitajate poolest, et jah, lihasmassi suhtes me võime öelda, et suhteliselt nii-öelda koha peal seisad, aga ma ütlen, et see ei ole mulle üldse nii oluline, võib-olla nii nagu sa ennast ütleme välja tõid, et praegu on nii ja see on okei. Aga jah, et seeriate hulk, jah, sa küsisid tonnaaži kohta, siis seda ma ei loe. Ma ütleme, hüpertroofia kontekstis ei näe sellel mingit vajadust, õigupoolest uuringud näitavad ka, et seeriate maht on üsna heaks nagu mõõdikuks tegelikult. Hüpertroofia puhul selles suhtes tõenäoliselt, et powerlifterid, nemad ikkagi seda tonnaaži ajavad taga. Kindlasti, aga hüpertroofia mõttes jah, et jalapressil sa saad kohe sellise mahu versus kükk näiteks, et ei olenud, mis kordusi seal kasutad ja nii edasi, et me võime kunstlikult need tonnaažid väga kõrgel ajada nii-öelda üldises mõttes, kui me loeme kõik mahu kokku, eks ju. Et see sõltub ka harjutuste valikust ja intensiivsusest ja mahu lugemise variante on ju tegelikult ka palju, et kuidas me need seal läbi korrutame. Aga seeriate maht nädala lõikes siis intensiivsus raskuse näol ja pingutusaste on need põhilised parameetrid, millega siis ma nii-öelda mängin. No suure tõenäosusega ongi see, et kui tahta nagu mahuga siis nagu edasi areneda, eks ole, siis on sul vaja ka ajalist ressurssi rohkem. Et neid seeriad rohkem teha, teine siis selline kompensatoorne põhimõtteliselt strateegia saakski olla siis see, et sa üritad seda nii-öelda tonnaažipõhist mahtu või ühesõnaga sa üritad ennast siis arendada puhtalt intensiivsusega, ilma et nagu sa otseselt siis seda seeria mahtu suurendaksid. Aga seda sa saad siis teha, sellega on see, et sa tõenäoliselt oled oluliselt altim läbi põlema ja kondid hakkavad ennem valutama lihtsalt, et Ja, siin ongi nüüd see taastamine märksõna, et sa küsisid nende mesotsüklite kohta ka, et ütleme nii, et klassikaline, et teed mingi arvu nädalaid ja siis sa teed nii-öelda taastava nädala või deload nädala, eks, et kui ma treenin 3 korda nädalas, siis ma ei näe sellel üldiselt mitte mingit mõtet sellise planeeritud deload nädalal, et see on justkui nagu selles mõttes ennustamine, et ma ütleme 6. või 10. nädalal olen väsinud, eks ju, et ma peaksin selle võtma, et see on nii-öelda proaktiivne deload, eks, aga mis siis, kui ei ole? Et ma korra mainin veel selle, et ma teen nii-öelda reaktiivse deloadingu, mis tähendab seda, et ma reageerin vastavalt sooritusele, objektiivsele sooritusele kangisaalis, eks. Et need on erinevad asjad ja erinevad harjutused. Mingid harjutused võivad minna väga pikalt edasi ja mingid harjutused võivad jääda nii-öelda toppama, nimetame siis nii. Et ei ole nii, et kõik lihased vajavad nagu just sellel ühel nädalal nüüd on väsinud. Saad aru, ma mõtlen. Et ma saan aru, sporditeooria, ütleme, kui meil on ikka oluliselt suuremad treeningmahud ja ajastame seal tippvorme ja asju ja kõik see selge, et on oma ülesehitused ja nii edasi, et see periodiseerimine selge. Aga niimoodi tavaliselt 3 korda nädalas selline reaktiivne, ütleme, autoregulatsioon, sa kindlasti tead, millest ma räägin, eks, on nagu väga hea. Ma kohe selle välja tõmban ka. Et see on nagu väga hea, minu arvates väga hea viis, kuidas treenida. Minu puhul. Vaat siin ongi see, et selle autoregulatsiooniga, et see lipsas sul välja, et selle ma tahtsin kohe tuua, et tegelikult see reaktiivne ongi suhteliselt sama asi, mis autoregulatsioon, eks ole. Ja. Et aga vaat siin ongi huvitav, et minu hinnangul on alati olnud jõutõstjad kulturistidest alati samm ees või siis sellisest gym-rättidest on need jõutõstjad alati selles mõttes samm ees olnud, et kui jõutõstja
omal ajal lükkas oma protsente paika ja mingisugusegi tsükli planeeris endale ette, siis tavaline jõuksivend või mingi kulturist, noh, temal oli mingisugune 4x8 kava ja noh, tunde järgi paneme juurde, eks ole. Ja teisalt on siis tõenäoliselt see ka, et miks see tänase päevani ei ole nii hästi käima tõenäoliselt läinud, on see, et mulle alati meeldib naljaga öelda, et kui jõutõstjad arenevad kilogrammidega, siis kulturistid arenevad milligrammidega. Et see on nagu hea kompensatoorne võte ka, aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et kui nii-öelda jõutõstjad sellel ajal, kui kulturistid või nii-öelda need tavalised jõukainimesed teevad ka tänase päevani oma 4x8 kava, eks ole, intensiivsus pole lahti kirjutatud progressiooni, eks ole. Nüüd viimasel ajal ma olen suutnud ka seda, et nagu mõelge progressiooni peale, mõelge, kuidas te juurde panete. Te ei saa tunde järgi juurde panna, te jäätegi nagu arutult triivima, siis nüüd, kui on hakanud siis nii-öelda jõusaali inimesed mingisuguse progressiooni peale mõtlema, siis kulturistidel on juba paigas või nendel jõutõstjatel on juba paigas autoregulatsioon, et nad tunnetavadki selle järgi põhimõtteliselt. Ja tegelikult nüüd, kui sa vaatad neid hüpertroofia tippusid, ühelt poolt see Helm, see nagu Israel ka, noh siis mida nemad on hakanud tegema, kui sa rääkisid sellest, et sa teed oma deload'i nagu reaktiivselt, et siis tegelikult ongi see, et ongi otseses seoses taastumisega. Nii kaua, kui sa taastud ilusti ära, on kõik hästi ja kui seal juba kaks trenni või enam, noh, sa tunned, et ei taastu ja sa minekut ei ole, järelikult siis on see deload'i asi kätte tulnud, et sa oledki selle nagu näpuotsaga kõrvetada saanud ja tagasi tõmmata. Aga mis juhtub siis nii-öelda, mis juhtub nende hulludega, noh, et nagu veri välja, nagu go hard or go home, eks ole, on siis see, et tegelikult sa ei suuda enam kohaneda selle stiimuliga ja sa hakkad siis nii-öelda põhimõtteliselt hakkad sohki tegema, et hakkad tehnikat lammutama ja üritad mõtlesin selle kohta ükskord fantoomprogressioon, et hakkad nii-öelda aina kehvema tehnikaga tegema ja siis üritad nii-öelda raskust juurde saada. Et põhimõtteliselt ma eeldan, et sa oled sellega nagu samal nõul vist. Ja ei, täiesti. Minul on need progresseerumise meetodid nii minul endal kui ka klientidele on ka väga täpselt paigas. Mis see 4x8 niisama, nagu ma vaatan neid kavasid kuskilt, noh, seal on harjutus ja 4x8 või siis et nüüd teeme uue kava, ma panin 3x15 sinna, et nüüd just oleks nagu midagi muutunud, et noh, see on nagu, aga kus on kirjas, et mis meetodit ma kasutan, millal ma raskust juurde panen, mida ma üldse, mis progressiooni variante me kasutame, et mitte midagi kirjutatud ei ole. Need ei ole kavad, need on loetelud põhimõtteliselt. Loetelud, no meil kirjutatakse siin raamatuid, eks ju, noh, ise tead ja noh, vaatad, et mitte midagi seal ei ole tegelikult, noh, ma jälle tundun siuke targutaja, aga ma arvan, et väga hästi aru, mis ma mõtlen, et kui on kirjutatud 3x10, siis loomulikult sa, nagu sa mainisid, võid minna ja teed seal oma 3x10 ja ega sa paned tunde järgi seal juurde ja nii edasi, aga kellest me siis täpselt räägime, on ju, et kas on nii, et natuke liigutame kergelt mõnust või me tahame ka reaalselt mingisugust progressi, mingisugust arengut näha, eks me teame täpselt, mida me teeme, mis hetkel me mida teeme. Siis mu jutt täiesti muutub, eks. Kurb asi on tegelikult see, et kui keegi on väga andekas, et noh, neid tüüpe on küll, et noh, panebki, ta teebki nagu alateadlikult progressiooni, et iga kord läheb saali, liitib kangile juurde, ta kohaneb, võib-olla seda kiiret kiudu on palju, eks ole, või eriti noh, või kui on gem on ka mängus, eks ole, noh, siis see progresseerub täiesti iseenesest nagu pärm, et iga kord lähed lükkad juurde ja sa arened, eks ole. Aga teine asi on ikkagi see jah, et ühelt poolt kunagi tegelikult ma mäletan Mikk Raudsepp, eks ole, oli selline hea kulturist sinna. Tema puhul ma mäletan, tema trenn enne kui need RP-d ja need mesotsüklid ei olnud üldse populariseeritud küll üldse, isegi ma ei tea, kas maailmakirjanduses räägiti, siis tema tegelikult, ma mäletan, ta tõlgendas väga hästi selle ära, ta kasutas 5-pallisüsteemi, andis hinded 5, kui raske seeria tundus nagu. Ta oli seal, jalg oli tugev, liitis seal kükki vist 210 kiloga, pani hindeks näiteks 5, eks ole, noh, see on kohe objektiivne tagasiside, eks ole, et noh, tegin 5-ga järgmine kord, noh, ma ei tea, kas ma tahan uuesti selle 5-ga teha. Ja teisalt, kui sa rääkisid seda, et see 3x10, eks ole, et ja kui me räägime tsüklitest, siis noh, lasta olla 3x10, eks ole, ja lasta järgmine kord olla võib-olla 3x11, võib-olla siis 3x12 või lükkad seeriat juurde, aga ta ei saa niimoodi ka olla, et üks nädal ma kütan seal
10-seid, teine nädal kütan 5-seid, kolmas nädal kütan 20-seid, et noh, nüüd anna mulle oma arvamus, et tegelikult kui me paneme mesotsükli paika, siis me ei tohiks nagu väga palju seal vahemikus nagu selles suhtes hüpata. Et ikkagi, kui sa võtad mingisuguse kordusvahemiku, siis sa pead selle kordusvahemiku võtma ikkagi selle jaoks, et mida see kordusvahemik sulle annab. Teed jõudu, teed madalaid korduseid, teed jõudu, siis kogu mesotsükkel peaks selle jõupõhiselt olema. Mesotsükli eesmärk peaks olema jõudu arendada, mesotsükli eesmärk peaks olema hüpertroofiale keskenduda või siis seda vastupidavuslikku komponenti seal. Aga ta ei saa olla nii, et me segame kõik segamini ja ütleme nende kohta siis põhimõtteliselt mikrotsükkel ja siis 4 erineva kordusvahemiga mikrotsüklit, mis on nädalane, moodustab ühe mesotsükli. Et see mesotsükkel tegelikult ei täida eesmärki, ta on nii rõõban ja miassa sellisel juhul minu hinnangul. Jah, ma saan aru jah, et ütleme, kui sa teed sellist, eks seda kutsutakse nädalati lainetav periodiseerimine, siis et sa teed ala üks nädal, nagu sa mainisid, ütleme, teed seal 3x10, siis on seal ala 4x6, siis on võib-olla seal üldse mingi 3x15, 20, eks ju, ja nii edasi, siis mõtle nüüd jah, ise, eks ju, et millal sa jõuad selle sama, millega me alustasime, 3x10-ga alustasime, eks ju, nädal 1. Millal sa uuesti jälle selle juurde jõuad, et siis võrrelda samas kordusvahemikus, ütleme, samade muutujatega, eks ju. See on võib-olla 4 nädala pärast, et selles mõttes mina ütlen, et lineaarset progressiooni ei võida, ei ületa mitte miski, eks ju. No sellega on see, et selle lainelise progressiooniga on see, et teda saab teha ja tegelikult sa saad teha jõudu ja hüpertroofiat ja võimsust üheaegselt, aga siis ta ei tohi olla nädalapõhine, vaid ta peaks olema päevapõhine. Sa nädalas kütad need 3 erinevat nagu režiimi läbi põhimõtteliselt ja tänu sellele on ka maht oluliselt väiksem selle ühe komponendi peale ja harjutuste välik on ka äärmiselt piiratud põhimõtteliselt. Need on jah, pigem ütleme niimoodi, et edasi jõudnud treenijale, ta võib sellisel alustaval treenijal või sellisel, ütleme nii-öelda, see huvitavuse pärast, eks ju, saame aru, aga objektiivses mõttes, isegi kui sa teed selle päeviti lainetava, eks ju, sul on, ütleme, seal jälle 10, 6, 15 näiteks, siis jällegi selle 10 juurde jõuad jälle järgmine esmaspäev alles, eks ju, selle asemel, et sul oleks siis nagu 10, 10, 10 ja sa juba saad progresseeruda, eks ju, nii-öelda esmaspäevase trenni, kolmapäevase trenni, reedese trenni. Saad aru? Jah, et seal on nagu see ka, jah, aga seal on see, ja seal on põhimõtteliselt see, et tihtipeale jätaksegi nendesse korduse numbritesse kinni, et mult on ka küsitud, et kuule, kui ma teen siin niimoodi, et ma teen 12 ja 10 ja 8 ja 6, eks ole, ja siis lähen uuesti 8 ja 10 ja 12 üles ja tagasi, et kas nagu see on hea, et kas see toimib või? Siis on, paarisarvud on toredad muidugi, eks ole, aga teine asi on see, et kõike võib teha. Minu pärast pane neid numbreid ükskõik kuidas, aga vasta küsimusele, mida ma järgmine trenn teen, et kuhu ma liigun ja mida ma ülejärgmine trenn teen, et igasuguseid imekorduse skeeme, mingeid aeglaseid kordusi, ma ei tea, tagurpidi hakkiki masina peale võid ronida, eks ole, või siis selle abduktsioonimasinale tagurpidi ronida, eks ole, aga igast pulli võib teha, aga kõige olulisem asi on ikkagi see, palju sa teed ja kuidas see, mida sa teed ajas muutub. Et tihtipeale jätakse detailidesse kinni, et see progressioon ka. Aga kui me nüüd sellest progressioonist räägime, siis milline see progressiooni võte? Sa räägid lineaarsest progressioonist, kuidas sa nagu seda klientide peal kasutad ja kuidas sa nagu ise teed? Ja miks sulle see lineaarne just peale läheb? Selles mõttes ta on kõige kiirem viis, kuidas areneda. Just sellel põhjusel, kui me võtleme mingi kindla intensiivsuse ja vaatame, palju me siis sellega kordusi jaksame. Eks ju, ütleme, võrdleme niimoodi arengut näiteks. Jõudsid 6, siis jõuad 10. Selgelt oled edasi arenenud, eks. Et siin ongi see, et ta on kõige kiirem, et just tõin selle näite, et vastas oleneb, kui palju sa neid lainetusi teed, kas päeviti, nädalati, siis sa jõuad selle sama treeningu juurde ju väga, kuidas ma ütlen, väga palju hiljem, eks. Et see on üks kõige suuremaid nagu põhjusi, miks see lineaarne on tegelikult kõige nii-öelda lihtsam, aga kõige parem. Eriti just need, kes nagu alustavad või selline keskmine tase, kus see areng on selline pidev. Sul ei ole mõtet välja arvutada see subjektiivne
huvitav põhjenduseks, ei ole mõtet sellist jaotust otseselt teha, mis ei tähenda seda, et sa ei võiks teha. Muidugi võid, kõike võib teha, eks, aga nagu sa ise ütlesid, et kuidas see seostub järgmise treeninguga, kuidas ma hindan oma progressi ja nii edasi. Et ja veel sa korra mainisid siin, et teed 12, 8, 10, 6 näiteks, noh, täiesti tavaline, mida jõusaalides tehakse, eks. Et siin on ju ka vahe, et kas ma teen nagu, panen iga seeria raskust juurde või teen nagu sama raskusega seda, et mis, või noh, palju variante on, eks. Et mina küsin seda, et sellise nagu meetodi puhul, kui sa teed näiteks 12, esimene seeria siis teed 8, siis, või 12, 10, 8, 6 ja paned kogu aeg raskust juurde ja need kõik seeriad on sama pingutusastmega. On ju, siis miks kõige kõrgem intensiivsus jääb viimaseks, kui su väsimusaste on kõige suurem. Et mis see loogika siin on? Mina nii ei tee, aga ma just küsin, et noh, see on hästi klassika, ma arvan. Suure tõenäosusega selle ainus seletus saab olla see, et raskus ka nii-öelda suureneb, aga ta suureneb niimoodi, et see 12 ei ole kaugeltki nii raske kui see 6, et noh, minu arusaam, kui ma üritan seda kuidagi ratsionaliseerida, on see, et põhimõtteliselt sa nagu rämpid selle raskusega üles ja üritad kuidagi ennast siis nagu häälestada selleks viimaseks seeriaks põhimõtteliselt, et sa siis on just see, ma küsisingi, et kui pingutusaste on võrdne kõikide seeriate puhul. Just, aga kui ta ei ole võrdne, siis ehk siis sa jätad väga palju rohkem nii-öelda varusse nende esimeste seeriatega, saad aru. Et siis ma küsin, et siin ongi nüüd see, et kus me tõmbame joone vahele, et kas ta oli siis veel pool soojendusseeria või ei olnud ja noh, ühesõnaga. Võib-olla väsimuse suurenedes, kui korduste arvu kukub, on sama pingutusega lihtsalt väiksema arvu kordustega seeriat talutavam teha. Võib-olla. Lihtsalt ma ütlen, et siin on nii palju tegureid, et mina vaatan alati kõigele nii otsa ja kui ühtepidi analüüsin, teistpidi analüüsin, mõtlen, kuidas see võiks hea olla, kuidas see võiks halb olla. Noh, täpselt nagu sa ise ütlesid, et üritan siis kuidagi ratsionaliseerida ja üritan selles ka leida nii-öelda miinuseid, eks ju. No paljud ei mõtle niimoodi nagu neid asju, mida ma praegu välja pakkusin lihtsalt, et ma üritasin mingisuguse õigustuse sinna taha leida. Aga vähemalt sa proovisid. Tihti peale ma küsin, et miks sa nii teed, siis on selline, No siis sa saad lihtsalt mitte kõige meeldivama pilgu osaliseks. Aga rääkides sellest lineaarsest progressioonist, aga rääkides sellist asja, et kui sa lineaarselt progresseerud, ma saan aru, et sa tähendab seda, et nagu sa näpid ainult ühte muutujat, sa näpid ainult ühte nuppu, eks ole? Jah, see on kõige lihtsam variant, jah. Aga siin on nüüd see, et mida sa saad näppida, on siis see, et kas sa üritad iga kord seeriasse kordust juurde saada või sa üritad iga kord klassikaliselt 2,5 kilo kangile juurde panna või järgmisse auku toppida, mingi aja tagant, kuigi see on ebatõenäolisem, või siis sa üritad jääda seeriat juurde lükata. Et milline see lineaarne progressioon välja näeb, et ma saan aru, et me saame kordustega progresseeruda, kuid mitte lõpmatuseni ja samamoodi me ei saa lõpmatuseni progresseeruda, et paneme seeria numbri lukku või korduse numbri lukku ja paneme ainult kangile juurde. Ehk siis mingi hetk sa pead progresseeruma kordustega ja mingi hetk siis panema koormust juurde. Milline see sinu, nii mina teen ka, aga milline see sinu sample nagu välja näeb, et kui kaugele sa lased kordusega progresseeruda ja millal on sinu jaoks aeg panna raskust juurde ja kas sa seal vahepealses momendis suurendad ka seeriate arvu? Ütleme, kõige lihtsam variant on harjutustel on erinevad kordusvahemikud. Mul ei ole kunagi nii, et kõikidel on kogu aeg üks ja sama. Et see on nagu erinev, et intensiivsemad on eespool treeningpäeva jooksul ja siis kõige pikemad seeriad on seal lõpupoole. Võta üks harjutus. Jaa, võtame ühe. Ütleme, mingi harjutus teed seal hantlitega surumist. Ütleme, sul on selline või mul, toon näite, teed 3 seeriat, eks ju, ja siis mul on idee poolest raskust lisan ma siis, kui ma näiteks teen niimoodi, et ma teen 2 esimest seeriat, teen 10 kordust ära, eks ju, ja viimane seeria,
ongi nii-öelda autoregulatsiooni pealt, et pingutusaste peab sama olema, aga see number justkui ei ole oluline. Noh, tuleb näiteks 10-10-6 või 10-10-7, eks ju. Kui ma selle teen ära, ehk 2 esimest seeriat tegin ära, siis ma panen minimaalse mahu, mida vahend võimaldab juurde. Eks ju. Noh, antli näite puhul olen, mis saalis oled, 2,5 kilo või 2 kilo, eks ju. Võtan raskemad antlid. Nii. Ja siis on sama eesmärk. Ma nii kaua piltikudes treenin, kuni ma saan see 10-10 kätte, esimesed 2 seeriat. Viimane jälle vaba. No ütleme, tuleb selle esimene trenn võib-olla 9, 7, 5, 9, 7, 6, 9, 8, 6, ükskõik. See ei ole oluline, eks ju. Sa fikseerid end ära, puhkepaus on fikseeritud, järgmine treening, selge. See on esimene seeria 10 kätte. Nii. Ja siis nii kaua trenni teen, kuni ma saan 10-10 2 esimese seeria puhul. See on üks variant. Sa võid teha ka 1 seeria puhul, sa võid ka 3 seeria puhul, sa võid ka 4 seeria puhul, mis iganes variandi sa valid. Aga mina ise teen nagu 1 seeria puhul valdavalt. Ehk et mul on selline korduste siht, eks ju, näiteks ütleme, toome jälle klassikaline näide, 10 kordust. Kui ma tahan hantlitega surumine, ma sain 10 kätte, teine seeria vaat selle eelis on see, et pingutusaste kõikide seeriate puhul on võrdne. Saad aru? Ja kui pingutusaste on võrdne, võrdse puhkepausiga, siis peavad kordused kukkuma. Võrdse pingutusastme puhul ei ole võimalik teha, tähendab, kui pingutusaste on väga kerge, siis on võimalik teha samad kordused 10-10-10. Saad aru? Kui pingutusaste on, ma teen suutlikkuse lähedale, ma ei tee suutlikkuseni, kuna see on juba teine teema. Ma praegu sinna ei lähe, et miks ma ei tee suutlikkuseni, see on just see taastumisega seotud, aga ma teen suutlikkuse lähedale, ehk siis mingi kindel RPE, mis mul peas mõlgub parajasti. Ja seeriad tulevad siis, eks ju, sama pingutusastme jooksul, 10, 8, 6. Siin tuleb see 10, 8, 6 või vahest juhtuda, see klassikaline, eks ju. Aga siis raskus ei muutu lihtsalt? Raskus ei muutu, aga pingutusaste on kogu aeg sama. Kui keegi ütleb mulle, ma tegin, ma ei tea, 10, 12 viimasena, et siis ma küsin, et mis sa esimesed 2 seeriat tegid, eks ju, et see on ühesõnaga. Ja siis, kui ma saan selle 10 kätte esimene seeria, kui ma teen 1 seeriaga seda, siis ma panen jälle, võtan minimaalse mahu juurde. Kui ma saan jälle selle vahendil, saan siis selle esimese seeria 10 kätte, teise ja 3. seeria. Okei, ma hakkan nüüd vaikselt aru saama, mis sa nagu teed. Aga ma arvan, et kas sa sellega nõustud, et see variant on sobilik mitte algajale? Ja ma olen nõus sellega. Täiesti nõus. Et algajate puhul, kui algajatele mingisugune progressioon sisse toppida, sa võid neile anda siis sellist lineaarset progressiooni või sellist üksik progressiooni, et ürita raskust juurde kütta, mingi täielik algaja kütabki võib-olla iga kord raskust juurde, aga kui kordustega möllama hakata, et algaja puhul tegelikult, kui ta on tõesti nagu algaja, ja totaalsel noobil tegelikult võiks ka mingisugune progressioon sees olla. Et, mida näiteks olen ma näiteks kasutanud, on siis see, ütle uuesti. Et ma olen ka kohe algajal kohe kasutanud. Mitte seda varianti, aga kohe hakkab mingisugune progressioon pihta esimesest trennist. No näiteks on olnud niimoodi, et näiteks, ütleme nii, et algaja puhul me võime teha näiteks niimoodi, et tee 3 seeriat, tee 3 korda 6 täna, vaata, kas järgmine kord jaksad 3 korda 7, vaata, kas jaksad teha ülejärgmine kord 3 korda 8, kui see tuleb ära, siis topi veidi juurde. Algaja puhul samas, me võime rääkida, et kas algajal see kordusvahemik peab olema kõrgem või mitte, et ta rohkem seda mustrit läbi teeks, aga 8, 9, 10 vahemik, miks mitte 10, 11, 12 vahemik. Et võib-olla temal alguses ei olegi selle intensiivsuse lähedal nii oluline olla, aga tal on mingid numbrid, millega nagu mängida siis põhimõtteliselt. Teine asi, mis siis on juurde, mida sina sellest näiteks arvad, et ma toon jälle selle stambi sulle ette ja see võib kehtida selle sinu 1 seeria näitega ka. Võib küll kehtida. Ütleme, et keegi teeb 3 korda 6, järgmine nädal teeb 3 korda 7, 3. nädal teeb 3 korda 8 ja siis ta teeb sama raskusega näiteks 4 korda 8. Või siis ta teeb näiteks niimoodi, et 3 korda 6, siis järgmine nädal teeb 4 korda 6, siis läheb 3 korda 7, siis 4 korda 7. Et sa paned selle seeria kriteeriumi sinna juurde
ja tänu sellele sa muudad selle progressioonikõvera laugemaks, mis on idee poolest hea, mida laugem progressioonikõver idee poolest on, seda parem, seda on lineaarse puhul. Loomulikult, kui me hakkame rääkima mingisugustest lainetest ja sakkidest, eks ole, siis seal see hakkab väga palju üles-alla käima ja see progressioonikõver, tegelikult on ikkagi lauge, kui sa keskmise võtad selles suhtes nendel näitajatel. Ja, ma olen täiesti nõus sinuga, et mina tõingi ju sulle ühe näite, on ju, ja tegelikult need, mida sa mainisid, ma kasutan ka ja algajate puhul eriti sellepärast, et nemad seda ei taju, nagu uuringud näitavad ka, eks, ja praktika näitab sama, et see nii-öelda RPE tajumine algajatel on kõvasti kehvem kui väga-väga edasi jõudnud treenijatel, eks ju, et teinekord vaatad, et teeb sul 10, teeb sul teine seire 10, vaatad, aru ei saa, pingutab või pinguta. Viimas ütled, tee palju jaksad, teeb sul 25, on ju, et Sellega on see, korraks segan vahel, et sellega on see hea näide, et tüüp ütleb, et see on mul RP 9, on ju, ja siis paned püssi kuradi pea kõrvale, et ma lasen sulle kuuli pähe, kui sa ei tee, ja siis järsku tuleb 4 kordust veel. Või siis teine näide on, et kutt läheb mingi, ütleme 3 kordus maksimumi raskust tema hinnangul. Siis lähed tüübi juurde ütled, et kõik kordused, mis sa pärast 3. teed, saad 1 korduse eest 1 000 euri. Et vaata palju sa siis juurde teed, et algajate puhul see töötaks päris hästi, et ma arvan, see RP muutub väga kiiresti 3 seal. Ja teadusuuringutes on samamoodi kasutatud, et seal on isegi üle 10 korduse tehtud nii-öelda eeldatust rohkem ja nii edasi, et ja väga suured numbrid, et see sõltub jah täpselt, et milline on see faktor. Kindlasti mingid alalhoitud instinktid ka, et kui selle saaks kuidagi unlockida, et kui ikkagi lõvi sind hakkab taga ajama, siis ma arvan, et siis sa jooksed oma elu parima kuradi kiiruse. Aga kordustest veel veidi rääkis, mul on üks asi meelde jäänud, mida sina oled rääkinud, et kunagi sina panid mingisuguse video ülesse või rääkisid, et kuidas sa lasid mingil kliendil 60 kordust teha ja läbi selle lihasmassi arendada, et räägi mulle, mis seos on selle ülipika seeria või ja hüpertroofia vahel? Ja see on, ütleme niiviisi, et see on äärmuslikult pikk. See oli äärmuslikult pikk üks klient, jah, et siuke, kes oli kogu aeg teinud, ta oli väga edasi jõudnud, ta oli minuga trenni teinud, aga ta oli kogu aeg teinud sellist 10 ja 12 ja 8 ja vahepeal 6, 15 ja kõiki neid kordusvahemikke mingi periood kasutanud. Ja siis tegime katsetuse, jah, et 4 nädalat vist, kui ma ei eksi. Et just õlgedele lendamine oli see, et üks harjutus. Ja te või tina üli hästi reageerisid just nagu massi mõttes, et tõesti vaatad visuaalselt, et väga lühikese ajaga, et Kas see võis kiupõhiline siis olla, et kuidagi sa stimuleerisid punast kiudu siis kuidagi rohkem või? Ja vaata, kui sa vaatad, kui lastakse inimestel uuringutes teha mingi kindla intensiivsusega suutlikkuseni tööd, ehk siis mida kõrgem on intensiivsus, seda lähemal on need kordused, mida inimesed jõuavad teha indiviiditi, eks ju. Ja kui sa tood intensiivsuse protsendi väga madalaks, ütleme, näiteks 80%-ga, see nüüd ei ole madal, aga 80%-ga, kui lasti teha, eks ju, mõni jõuab seal võib-olla 7 kordust, mõni jõuab 9 kordust, mõni jõuab 12 kordust, on ju, et nad on suhteliselt lähedal. Aga kui sa teed 30%-ga, siis ma konkreetselt mäletan ühes uuringus, üks indiviid jaksas ainult 21 kordust teha, teine jõudis 70 midagi, eks ju. Ja kui sa nüüd uuringuid nagu vaatad, et see lihasmassi kasvatamise intensiivsus vahemik, me võime siin natuke rääkida sellest, et ütleme 30%, kui me jätame selle PFR-i nii-öelda välja, kus ka seal 20%-ga saadakse tulemused, eks ju, aga ilma mingite sellist erimeetoditeta 30% kuni, kus see ülemine joon tõmmata täpselt on ju, et 85-90%, isegi ühestega on võimalik tegelikult, kui me saame väga palju seereid teha, on põhimõtteliselt hüpertroofiat võimalik arendada lihtsalt. Aga 60-ga, aga mitte 60, nii. Ja, ma mainisin, et üks osaleja
nii-öelda outlier, eks ju, et ta tegi 30%-ga, eks 70 pluss kordust teha, eks. Ja nüüd küsimus ongi, et kust otsast ta vaatad, et enamasti on see siuke 3, 4, 5 kuni 30 kordust, mida tänapäeva kirjandus ütleb, et on siuke hüpertroofiale optimaalne vahemik. Ma arvan, sa oled nõus muga, on ju. Aga protsentides on ta, kui ta kirjandust loed, on siuke, ma ütlen, 30% on see alumine läbi, eks, ja siis kuni ülesse välja. Aga sellega sealt ma mõtlesingi, et näed. Siin on nüüd see asi tuleb ka mängu, et sõltumata sellest, mis on seeria korduste hulk, on ka see, et need kordused peavad lõppema mingisuguse teatud intensiivsuse piiriga põhimõtteliselt, eks ole. Et seal on just, ma mõtlen nagu seda, et 30-ga sa võid hüpertroofiat arendada või 20-ga ka, aga sa proovi nagu saada mingi RP8 või RP9 kätte mingisugune 15 pluss seeriaga, et selleks hetkeks sa oled ennast nii ära ammendanud ja selline, ma ei tea, ämbri ropsimine tuleb, et nagu samas selle 60-ga sa peaksid ikkagi kohutavalt kannatama, et leida raskus, millega sa suudad 60 kordusega jõuda kuskile piisavasse RP-sse, et kaasata piisavalt kiudu, et see hüpertroofia nagu esile kutsuda. Täiesti nõus sinuga, et siin ongi see, et sa ei tee kükke niiviisi, sa ei tee jõutõmbeid niiviisi. See on nagu Siililigi selge, see oli lendamine, eks ju. Mida, ma ei tea, palju sa ise kõige rohkem teinud oled, see ei ole mitte midagi nii eriskummalist tegelikult, et Okei, no see on hea point selles mõttes, et siin tuleb suutlikkuseni. Isoleeritud harjutus. Suutlikkuseni. Ja, vaat väga tähtis punkt, jah, et isoleeritud harjutus just, et see ei aja sul pulsse väga üles, seal ei ole mingit ämbrit vaja kõrvale. Jah, kes seda valu talub, noh, ma olen suga nõus, et palju faktoreid, mida tuleb arvesse võtta. Ja ma ütlen, et see oli nii-öelda selles mõttes outlier täielik, et see ei ole mitte midagi sellist, mida ma kogu aeg kasutaks. Absoluutselt mitte. See oli lihtsalt üks konkreetne, ma mainisin selle ära, kuna see oli ka mulle selline, et tohoho, et no näed. Et, ja väga hea, et näed. Osaline seletus saab selle peale ka, ma tõenäoliselt olla, et noh, kui sa vaatad mingid uju, kui sa vaatad Phelpsi või sa vaatad Björgenit, eks ole. No, absoluutselt. Lihiluudel küll ja noh, nüüd ongi küsimus, et kui palju see liha on mingisuguse väga targa jõusaali treeningu. Kindlasti jõuks on seal taga, aga suuresti ma arvan, et see, noh, seal on see 60 korduse näide võib ka tulla, et mõni lihtsalt nagu reageeribki hästi. No. Seal on ka see, et noh, lihas rakus, eks ju, on erinevad ütleme, mõnel on see mitokondrite tihedus on suurem ja nii edasi, et ta ongi just kui vastupidavam, eks ju, et noh, siin on palju faktoreid tegelikult, mis võivad mõjutada. Okei, aga nüüd uuringutest korraks hakkasid rääkima, et kuidas, noh, okei, kuna ma sinuga räägin, siis ma küsin seda sinult, et ma ei hakka ise seda praegu omalt poolt targutama, et kuidas siis näiteks kogu selles teaduslikus meediamüras nagu vahet teha, et ma ei tea, et kas sina, noh, ma tean, et sulle Horschig ei sümpatiseeri vist, sulle, kes sulle veel ei, kas McGill sulle sümpatiseerib või mitte, mille järgi üks on nagu tegija ja teine ei ole nagu selles suhtes? Ja, et nende kahe puhul on ta liiga põhimõtteliselt biomehaanikast lähtuv vaade ainult, et kui nüüd, noh, lühidalt rääkida, et biomehaanikaga, et otsida ainult biomehaanilisi, ütleme näiteks mingisugust erisusi keha liigutustes, et üks pool liigub natuke teistmoodi ja nii edasi, et või ka ütleme jõudefitsiidid poolte vahel ja nii edasi. Liikuvus, erinevused ja nii edasi. Kui mind praegu, ütleme, mingi füsioterapeut peaks niiviisi analüüsima, tegema testid, siis, või ühesõnaga ma võin seda ükskõik, mis inimese kohta põhimõtteliselt öelda, et kindlasti me leiame mingisugused asümmeetriad, eks ju, jõu erinevused poolte vahel ja nii edasi. Nii, et see on hästi lihtsustatud just Horschigist rääkides, see on selline üli nagu
lihtsustatud nagu lähenemine, et ahah, näed, et natuke on siin, ütleme, hip shift paremale küki puhul, et teeme nüüd on kõik korras. Ma ei ütle mitte midagi, et need harjutused või kõik, mis inimene pannakse tegema, et kuidagi mis halvad on või absoluutselt mitte, aga lihtsalt, et see on nagu üli selline, et nüüd ma fiksisin su ära, et see mulle ei meeldi, see movement fix, selline sõnakasutus absoluutselt, et see on nii, me võime eraldi no tõenäoliselt see lähebki väga kaugele sellest praegu, et see tunni kriteerium hakkab kohe täis ka saama, aga seda ma küll tahan veel see lõpupoole küsida, et see on umbes nagu põhimõtteliselt nagu poliitika, et sul on paremäärmus ja vasakäärmuslus, eks ole, et see tõenäoliselt sa oled minuga nõus, et on biomeki äärmuslus, nagu Horšigi näide, aga samas on see teine äärmus ka. Et sul lihtsalt pea valutab, olgugi, et kurat, sul on juba närvid täiesti seal ära palžitud diski poolt, et kas sa oled sellega nõus, et ka nagu need ettekujutajate äärmus on põhimõtteliselt ka, et sul ei ole midagi viga, et sul lihtsalt naine jättis su maha, sellepärast su selg valutab, et absoluutselt. See mõtlen, et ega biomehaanika on oluline, aga seal on teised faktorid ka, eks ju, psühholoogilised faktorid, sotsiaalsed faktorid ja nii edasi. Et hirmud, ootused ja nii edasi, et kui vaadata selle koha pealt, et mida suuremad on, ütleme, hirmud, et ta suurem võib ka valu olla, et kuidas ma sulle seletan nüüd lühidalt, et kui sa paned, ütleme, Y-telje peale paned hirmu ja X-telje peale paned teadmised, siis mida vähem on sul teadmisi, ma toon lihtsa näite sulle, sa tead, et ütleme, hunt on ohtlik, ta võib ammustada sind, eks. Hunt on ohtlik. Ja kui sa ei tea sellest muud mitte midagi, siis sa lähed metsa, eks ju. Kui sa võid hundid olla, siis sul võib väga suur hirm olla. Aga kui sa nüüd selle valdkonna kohta, ütleme huntide kohta, nende käitumise kohta ja nii edasi teada väga palju, siis tõenäoliselt sa võid käia käed taskus seal metsas rahulikult ringi, ilma mingit hirmu tundmata. Ühesõnaga, et siis põhimõtteliselt nagu iga asjaga see on universaalne tõde, et nagu mõõdukus on põhimõtteliselt see õige tee, et lihtsalt mitte väga äärmuslusele minna, ja tihtipeale äärmuslusega ongi see, et sa võtad asja väga lihtsalt ja väga ühedimensiooniliselt, nagu just see täpselt. biomeki näide põhimõtteliselt. See on täpselt, et me täna ei jõudnud sellest rääkida, et siis võib-olla teine kord, et oht ja risk, et need on erinevad asjad, need on tegelikult erinevad asjad, et ühesõnaga sellest teine kord, Aga kokkuvõtvalt näiteks praegu, et lihtsalt tunni ajas selle me teeme, et räägi sellist paari sõnaga lõpetuseks, et nagu kui me räägime Eestist, eks ole, ja Eesti fitnesskultuurist ja Eesti treenerlusest ja personaaltreenerlusest ja nii edasi, et paari mingi 1-2 lausega või võib-olla veidi enam, aga kuhu me peaksime liikuma ja mida me peaksime silmas pidama, et mis on see pusletükk, mis nagu meil siin Eestis võib-olla puudu praegu on? No mina üritan läbi FAFi, eks, kes veel ei tea, Fitness Academy of Finland, siis Eesti koolitussarja kaudu nagu oma seda panust anda ja ma näen ka, eks seal on keskmiselt 15-16 inimest kursuse kohta, et see peab ikka inimesest nagu tulema, et ka see huvi ja selline soov nagu näha vaeva selle mõtlemisega ja just mitte neid äärmusi nagu vastu võtta ja mustvalgelt mõelda, vaid kogu aeg esitada endale küsimusi, et aga äkki, kus ma võin eksida, eks ju. Et mis paneks minu arvamust muutma, eks ju. Kui vastuse kogu aeg ei, millest me räägime siis, eks ju, et täna me ka siin räägime, et väga huvitav on kuulda, eks ju, sinu ütleme, kogemusi, nägemusi, kõike, mida sa lugenud oled, eks. Ja et on hästi avatud ja nii edasi, et see protsent on nagu väike. Jälle, mina targutan ja nii edasi, ma ei targuta, ma lihtsalt ütlen, et seda, mida ma näen, et kui sina tahad rohkem, pildiga on sama hea, kui sinu juurde tuleb klienti, siis sina nagu tahad rohkem teda aidata, kui ta ise tahaks. See on selline vastik tunne, aga vaata, kui inimene on ise ka selline, et ta tõesti nagu tahab, ta on huvitatud, nii edasi, väga mõnus on koostööd teha. Ma arvan, sa oled nõus, on ju. Teine, kus sa tahad aidata, aga ta ise nagu ei taha üldse vaeva näha,
no ühelt poolt see, aga ma arvan, et treenerite puhul ka, et see huvi, erialane huvi peab alati olema eespool kui profit. Absoluutselt, noh, see on nagu number 1 asi, täpselt ülinõus ja selles mõttes, noh, ma olen seda ülikaua teinud juba, on ju, ja see on nagu selles mõttes kustumatu huvi, et see ongi, kas see on töö või hobi, et ega siin vahet ei ole, et